See on Raadio 2. Stuudios saatejuhtidena Indrek Vaheoja ning Madis Aesma. Ja me oleme rääkinud tänases saates seoses siis sellega, et eile sai läbi november, mis meie saate kontekstis oli vuntsikasvatuskuu ehk Movember. Oleme rääkinud natukene vuntsidest juba, aga kuna me ise oleme ikkagi sellised hobivunitsikasvatajad siin mõlemad, siis on ainuõige, et Movembri ehk vuntsikuu lõpuks või selliseks finaaliks räägime me ka ühe sellise kogenud vuntsikandjaga ja võiks öelda isegi lausa vuntsikoriffeega. Jah, ja meil ongi nüüd üks selline vuntsikoriffee telefonil mees, kellel on sellised vuntsid, mida on siis näinud 10 miljonid inimesed ja dirigent ning telemees Tarmo Leinadamm, kes on käinud Eurovisioonil, ongi nüüd meil tõepoolest siis liinil. Tere hommikust, Tarmo! Tere! No esimese küsimusena olekski vist siis sobiv küsida seda, et millal tuli see otsus, et minust peab saama vuntsidega mees? Ma olin kuskil 3-4 aastane. Väga varakult. Jah, ma võtsin üldse kõik otsused väga varaelus vastu ja siis on lihtsam elada olnud, et nüüd ei pea enam mõtlema, et mida ma teen. Nii lihtsalt asjade peale ei pea oma päeva raiskama, eks ju? Jah, et mida ma elus teen. Aga kas sul oli... Jah. Et kas sul oli häid eeskusid ka, kas isa või vanaisa või onu või keegi lähedastest, kelle järgi sa joondusid? Ei olnud, nad lihtsalt jäid ette ja nad on siiamaani ette jäänud ja ei hakka mina neid ka siin enam ära ajama. Siis ma ei ole kuidagi seda oma nägu, ma sõjaväes pidin ära ajama, siis meil oli üks niisugune Vene ohvitser, kes ütles, et ei tohi vuntsid olla, ma ei tea miks, ta ei põhjendanud, seal Vene sõjaväes ei põhjendatud midagi. Lihtsalt ajasin ära, aga siis ma ei olnud üldse seda nägu, keda ma olen ja kes ma tegelikult olen ja siis tulid nad tagasi ja siiamaani nad nüüd on. See sõjaväeperiood ongi siis ainukene, mille jooksul pole vunt sees olnud? No ütleme ja siis elu alguse periood ka, kus nad lihtsalt ei saanud bioloogilistel põhjustel olla. Aga vaimselt olid nad juba sul ammu olemas, 3-4 aastaselt. Jah, vaimselt olid nad mul kogu aeg olemas. Jah. No ilma vuntsideta Tarmo Leinadamm väga ette ei kujutaks ka, aga kas on keegi siis, kes on öelnud, et kuulge Tarmo, need vuntsid ei sobi ikka absoluutselt, need ei sobi üldse, et võiks nad ikkagi ära ajada, et oleks palju parem? Ei, keegi ei julge lihtsalt öelda seda. Nii see on, muidugi. Ja tegelikult on ikkagi, tegelikult ju naistele vuntsid meeldivad. Sest et tavaliselt kriitikud on ju ikkagi naised. Lepime kokku. Jah, seda ma nüüd ei... Mul ei ole küll ükski naine spetsiaalselt nagu juurde tulnud, et oi, Tarmo Leinadamm, küll te olete tore inimene just sellepärast, et teil vuntsid ei. Seda ei ole veel juhtunud, aga oleme avatud võimalustele, eks? Jah, absoluutselt. Meil siin endal on kõige paremate vuntsidega kuulajal auhinnaks selline võimas habemenuga nimega Raketa aastast 1960. Kas, Tarmo, ka sina oled sellise riistapuuga kokku puutunud ise? Ei ole. 1960 oli ikka natukene vähe. Aga nende raketadega peab olema väga ettevaatlik. Nad võivad tõmmata koos nahaga maha, et kui selle kingite, siis te peate ikka juurde panema sildi, et see on ainult vaatamiseks, aga mitte pruukimiseks. See on ka nii? No absoluutselt, Vene ajal, ma ei tea, kas teid Vene ajal oli olemas üldse? No olemas olime, aga meil oli ka, ütleme, sellised kogemused raseerimisega olid ikkagi kauge tulevik. Minul hakkas habe arvestatavalt kasvama ikkagi Arnold Rüütli presidendi ametipäevil. Rüütli ajal. Jaa. Siis te ei tea Vene habemenugadest ja žilettidest tuhkagi, eks on ju? Ei tea, muidugi. No nad ei lõiganud, nad lihtsalt kraapisid, nii et sellepärast on hästi palju vanad mehed on armiliste nägudega. Kui te ringi jäätate. Aga millega sina, Tarmo, ise endal habetad? Oled sa muidu mõne terava habemenoa mees või žiletiga või pardliga? Pardliga? Jah, ma siin olen proovinud žiletiga. Žiletiga on igavene tegemine, siis sa pead vahtu minema poest ostma, siis laskma peale ja siis sa pead alati olema hästi tähelepanelik, et oleks ikka inimese nägu, mis sealt pärast vahu äravõtmist välja tuleb ja masin on, nüüd selle ajal on head masinad ju kõik nagu autod on, eks, igasugused head ja muruniidukid ja nii on ka habemesapad väga kvaliteetsed, et nendega ei ole mitte mingisugust muret. Et ma ise mäletan vanadest Vene filmidest, seal olid need üleskeeratavad pardlid. Kas sa mingi sellise õudse aparaadiga ka oled proovinud ennast vigastada? Seda ma mäletan, jah, et olid niisugused asjad olemas, nagu laste mänguasjad. Aga need olid niisuguse väiksema habemega meestel, et muidu ta käis ühe koha peal, rauhti käis maha ja siis pidid kogu üles keerama. Need olid hästi põnevad vidinad niisugused. See oli reisi peale võtmiseks, et kui seal kuskil ei juhtunud elektrit olema kuhu
ja läksid tolla ja siis oli seda väga hea kasutada, jah. Kuidas sellega on, kui palju selline korralik vunts üldse hoolt nõuab? Iga päev. Ikka, jah? Kõigepealt ta tahab vaatamist. Hella pilku. Ja siis sa pead vaatama, et need karvad oleks enam-vähem seal võrdsed. Ja muidugi turritamist ei saa ju lubada endale. Ei, absoluutselt. See on ka, ütleme, see on 24/7 tegevus. Õige vuntsimehega. Noh, kui sa lased nad lihtsalt siia rahmaki oma suu ette, siis muidugi. Siis ei ole midagi üldse vaeva vaja, eks? Ja siis ei ole vaeva üldse vaja, siis on toiduga on tegemist. Aga kui sa tahad ikka olla niisugune ikkagi, ütleme, tsiviliseeritud vuntsikasvataja, siis sa pead temaga ikka tegelema, hellitama teda ja võidma ja... Ma ise mõtlen seda, et kas siin ei ole sama nagu aednikuga, et hea aednik räägib oma taimedega, kas, ütleme, üks väärikas vuntsimees räägib ka oma vurrudega teinekord? Absoluutselt, iga õhtul. Soovin vuntsidele hea tööd, kõigepealt jäävad vuntsid magama, siis võin alles mina endale seda... No muidugi peab ju hoolt kandma ja hommikul ma pean enne vuntse ka üles ärkama. Loomulikult, et saaks siis vuntsidele ka väärika hommiku voodisse tuua. Jah, hommikud eriti võib-olla mõni hommikulaul või midagi niisugust. Kuidas me siin korraks nüüd liikusime toidu teemale, kas selline rahva ütlus, et musu ilma vuntsita on nagu muna ilma soolata, kas sellel on ka mingisugune põhi all? Ma ei ole ennast nagu suudelnud, et ma ei... Ja vist ei ole... Aga helistage mulle varsti tagasi, et ma proovin. Praegu siin ruumis kedagi ei ole ja ma eriti niisuguse lollina ka ei paista välja hoia. Kui seda no proovite. Jah, et ma võin ju proovida. Nii, no Tarmo Leinadam, sinu vuntsi see stiil on muutunud ajaga ka, eks ole, et ma mäletan varasemast ajast, et oli selline tihedam ja pikem vunts ja siis siin alahoole all oli selline täpp ka, et umbes nagu Frank Zappal midagi sarnast. Jah. Selle vuntsi profiiliga on tegelikult säärane lugu, et Zappade perekond on selle väidetavalt ära patenteerinud selle sarnase lõike, nii et tegelikult võib-olla on autorikaitse huvides täitsa hea, et oled muutnud enda seda vuntsi. Ei, ma olen maksnud omal ajal Zappadele, jah. Lõpuks sai lihtsalt raha otsa. Ja lõpuks sai raha otsa, siis ma ajasin ülevalt natukene väiksemaks ja nüüd saatsin oma pildi, siis on saatsid nullarvega vastu, ütlesid, et enam ei ole. Et leping on lõpetatud ja võid rahulikult oma elu edasi elada. Jah, see vähese vuntsiga on meie vaheline leping lõpetatud, jah. Selge, suurepärane. Nii, aga üks asi lõpetuseks veel, ikkagi me ei saa sellest kuidagi viisi mööda. Kogu see ettevõtmine nimega Movember, mis on siis Austraaliast alguse saanud ja vuntsi kasvatusele kõiki mehi ärgitab, on tegelikult olnud pühendatud siis meeste tervisele ja meeste tervishoiule. Ma arvan, et me ei saa sellest päris kindlasti ikkagi mööda minna. Tarmo, kui palju ise oma tervisele tähelepanu pöörate ja kuidas moodi see täpselt välja näeb? Ütleme niiviisi, et elukutse on selline lähedane võib-olla sellise profisportlasele vahest mõni päev, et näiteks kui on 2 etendust ära juhatada, ega siis on ta ikka päris paras selline, päris tihe füüsiline koormus. Proovid ka sinna otsa, ma olen niisugune väljaskuja inimene, et siseruumides ma eriti nagu ei armasta olla. Ja nüüd on jumal tinginud ka kõvasti Pääsküla lund, et ütleme sellist niisugust lödimist nagu voodi peal või peki kasvatamist eriti hetke nagu olla ei saa. Peab selle lumes kuidagi aru saama, ma ei tea, miljonid talle kuskil enam panna, et ma ei ole suutnud ühtegi sest vettpidavat asja välja mõeldud, kuhu ma selle lume panen või mida ma temaga teen. Tuleb panna õue, teha lõkke ja suur pada sinna peale ja hakata sulatama. Sulatama hakkama, ma võtan leegiheiti, et panen korra sinna hange, et vaata, mis järgi jääb, et see on tõesti selline, sinna need päevad lähevad, veid kätega kas siis orkestri ees või veid lumelabidega õues ja suvel on oma aed ja koerad ja jalgratta sõita mul hästi lemmiktegevus ja talvel nühin vahest suuska ka ja nii kuidas aega juhtub olema, nii et ütleme spetsiaalselt, et ma nüüd ostan poest mingid ägedad dressid ja asjad omal jalga ja pähe ja siis lähen kuskile sinna võimlemismajja või kuskile niisuguse kohta niisugust asja ma muidugi ei tee, et see on minu jaoks ei ole, on see natuke võlts tegevus. See ei ole väärikas? Väärikas ka, aga nii hull ma ka ei ole, aga teistpidi liikumisel küll ja me oleme siin Lõuna-Eesti kandis paari meesarstiga, Kristo Ausmees ja Mart Punapiga võtnud ette niisuguste meeste tervise eest hoolitsemisest. Käime ringi ja räägime meestel ja www.mehedliikuma.ee. Vaadake seda.
Suurepärane, aitäh selle lingiviite eest, aga Tarmo, meeldivat päeva jätku ja siis, kuidas nüüd öelda, head ja tugevat tervist ka vuntsidele loomulikult. Jah, no vuntsid naeratasid kohe selle peale. Aitäh teile, Tarmo, ja sinu vuntsidele. Suur aitäh. Nägemist. Head aega. See on Raadio 2.